Tere, hea rahvas! Ma loen teile täna ette ühe teksti, mille koostasin täna päeva jooksul. Peamiselt selleks, et paluda teil allkirjastada meie petitsioon uimasti tarvitamise eest määratavate karistuste mittekarmistamiseks. Aga kuna see nõuab ka konteksti, siis soovin selle tekstiga reageerida hiljuti meedias ilmunud mitmele sõnavõtule ja seisukohale. Artikli tööpealkiri on Meedia, poliitikud ja tervishoiusüsteem on ühes leeris patsientide vastu ja kinnitan, et kõik allikaviited, mis meile kättesaadavad on, lisame kommentaaridesse. Eesti skandaalihimuline peavoolumeedia, võhiklikud poliitikud ja isegi juhtivad arstid ei teadvusta kanepituru reguleerimatuse probleemi olemust. Meediakajastustest jääb sageli mulje, et ei kajastajad ise ega ka inimesed, keda nad ekspertide pähe küsitlevad, pole endale selgeks teinud isegi kõige elementaarsemaid teemaga seonduvaid tõsiasju. Kui struktuur mõistuse häält summutab, peab üldsus lihtsalt kõvemini nõudma, näiteks rahvaalgatuse kaudu. Toon esmalt näiteks Kanal 2 Reporteri loo tänavu 8. oktoobrist, mis imet kanep teeb, et kogu Eesti seda täis on. Reporter küsib seal retooriliselt, et mis imet kanep küll teeb, et kogu Eesti seda viimatiste reoveeuuringute põhjal nii-öelda täis on. Lääne-Tallinna Keskhaigla anestesioloogia ja intensiivravikliiniku ülemarsti dr. Raido Paasma juttu, mis on küsimusele otsa monteeritud, ei saa kuidagi pidada mõistlikuks vastuseks. Tsiteerin muutmata kujul. See sünteetilisel kanepil on 2 retseptorit. Üks on retseptor, mis toimib kesknärvisüsteemi ja tekitab sellist mõnutunnet, kõik sellega, psüühikaga, kõige sellega kaasnev efekt. Ja teine toime on teine retseptor, mille toime on siis eelkõige nii-öelda immuunsüsteemi ja siseorganitesse ja selle toime kaudu toimib siis nii-öelda kroonilise valu leevendamine ja kõik need protsessid. Siin on asjad märksa rohkem sassis kui Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul. Miks hakkas lugupeetud tohtor kanepi teemalises saatelõigus jampsima niinimetatud sünteetilistest kanepitest, ehk siis laborikannabinoididest, millel pole loodusliku kanepiürdiga mingit seost? Miks omistab ta sünteetilisele kanepile loodusliku kanepi toimemehhanismi? Retseptorid küll nimetamata, aga siiski enam-vähem ehkki väga segaselt ja kohati valesti, kirjeldades meie organismis peaaegu kõigis elundkondades leiduvate CB1 ja CB2 retseptorite toimimist. Tõsi, paljud sünteetilised kannabinoidid toimivadki täpselt samade retseptorite kaudu, aktiveerides neid kanepi peamisest psühhoaktiivsest toimeainest delta 9 THC-st vähemal või rohkemal määral. Paljud ränki soovimatuid kõrvalnähte, nagu iiveldus, oksendamine, segasusseisund, teadvusetus, hingamispeetus ja raskematel juhtudel isegi surm, põhjustavad aga hoopis sellised sünteetilised kannabinoidid, mis lisaks retseptorite vahetule aktiveerimisele pärsivad väga tugevalt sellise valgu nagu rasvhappeamiidi hüdrolaas ehk FAAH tagasihaaret, uputades kesknärvisüsteemi ja muud elundkonnad ebanormaalselt kaua retseptoreid mõjutavate kannabinoidide tugeva ja visalt taanduva tulva alla. Kas see pole mitte oluline erinevus, mida esile tõsta ja samas huvitav teadmine, millest vaatajale ka mingit elulist kasu võiks olla? Põhjalikuma allika viidatud lühiülevaate endokannabinoidsüsteemist ja kannabinoididest leiab huviline aruandest Ravikanepi raport 2016 leheküljed 10-15. Edasi räägib reporter, sõltuvust tekitavad kõik uimastid, aga pealtnäha leebe olemusega kanepil on saatuslik omadus, see avab ukse. Sellele on otse kleebitud dr. Paasma järgmine jutt, muutmata kujul. Paljud tarvitajad alustavad ikkagi kanepist ja kanepilaadsetest. Siis minnakse juba järgmisena edasi amfetamiinini ja nendeni ja siis, kui juba enam laks ei ole piisava tugevusega, siis otsitakse juba veel kangematest narkootikumidest seda nii-öelda doosi. Et tegelikult on see ikkagi tõsine probleem ja mina isiklikult arstina olen selle vastu, et kanep oleks legaalne, kui me ei suuda reguleerida seda, et jah, tõesti looduslik on lubatud ja sünteetiline on rangelt piiratud ja see ei ole mitte kuidagi kättesaadav. Sellisena kirjeldatud hüppelaua hüpotees on suuremas osas ammu kummutatud. Enamik inimestest, kes kanepit proovivad, ei jätka tarvitamist regulaarselt, rääkimata üleminekust hoopis teistsuguse mõju ja toimemehhanismidega ohtlikumatele ainetele. Erandiks võivad olla väga vara tarvitamist alustanud riskirühma noored. Küll aga tuleb arstihärrad kiita tervishoiutöötajate kogukonnas paraku veel vähelevinud avaliku toetuse eest loodusliku kanepituru reguleerimisele.
sest nagu on näidanud teiste riikide kogemused, on just nimelt kanepituru range riiklik reguleerimine üks olulisemaid meetmeid, mis aitab soovimatud libaainet kodanikkonnast eemal hoida. Tulevaste segaduste vältimiseks nendin, et see lõik oli doktor Paasma jutu sõnasõnalise tõlgendamise sarkastiline tagajärg, mida ta tegelikult öelda tahtis, jäi ähmaseks. Järgneb reporteri hoiatus, et edasi jõudnud narkotarbijate menüü võib põhjustada näiteks sellist välimust. Imetlege krokodilli ehk zombidraagi ehk UFO ehk flaka, aga õige nimetusega alfa PVP tüsistused. Taustaks näidatakse võigast fotot suure mädaneva haavandiga käest. Google'i pildiotsinguga on väga lihtne tuvastada, et tegelikult on konkreetne foto pärit hoopis juhtumi aruannete ajakirjas ASAP Now 2023. aasta juulis ilmunud kirjeldusest pealkirjaga Xylazine, an emerging threat. Ülitugeva toimeline veterinaaruimastik Xylazine, mida lisatakse sünteetilistele opioididele nende toime tugevdamiseks, ei ole krokodill, mis on kodustes tingimustes toodetud kehva kvaliteediga desomorfiin, ega ka UFO või flaka, mis on alfa PVP. Sarnaselt paljude muude juhmistavate ainetega sünteetilistest kannabinoididest fentsüklidiinini ehk PCP-ni on Xylazini küll nimetatud zombidraagiks slängis, aga katinoonipõhiste stimulantidega nagu alfa PVP pole sel ega selle tekitatavatel nahakahjustustel mitte mingit pistmist. Huvilised, kes soovivad rohkem teada Xylazini tarvitamisega seonduvatest tegelikest ohtudest ja nende vähendamise praktilistest võimalustest, võivad lugeda Üpsiloni mullust hoiatuslugu. Toksigi lihtsalt Google'isse Xylazine ja see tuleb ette. Meenub, et see pole meie kõmumeedia jaoks esimene kord alusetu narkopaanika külvamisega iseendale jalga tulistada. 2012. aasta novembris rabas TV3 üldsust täiesti alusetu väitega, et Venemaal levinud narkootikum krokodill jõudis Eestisse, mida desomorfiini kahjustava toime näitlikustamiseks illustreeriti miskipärast kaadritega Venemaa televisiooni uudistest, kus näidati elukaaslase kirverännaku ohvriks langenud ja seetõttu ohtrate löögihaavadega kaetud mehest. Nüüdseks on häiriv video Targu TV3 ja Delfi veebist kõrvaldatud. Ja 2020. aasta veebruaris väitis Põhjaprefektuuri narkotalituse juht Rait Pikaru Postimehes teadmata allikatele toetades, et alfa PVP sööb sind piltlikult öeldes seestpoolt ära. Mida see ka ei tähendaks, loo pealkirja too piltlikkuse täpsustus ei jõudnud ja nüüd jääb üle vaid nentida, et eksitav väide elab 4 aastat hiljem jätkuvalt oma elu, nähtavasti tänu jampsi levitavale massimeediale. Kanepist ja soovimatusest selle musta turgu reguleerida räägib ka Eesti Päevalehes 11. oktoobril ilmunud vestlus Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatria kliiniku juhi Andres Lehtmetsaga. Tema sõnul on Eestis üks kõige põletavamaid vaimse tervise probleeme asjaolu, et jõudsalt kasvab selliste uimastite kasutamine, mille suhtes valitseb üldine veendumus, et nad on süütud, näiteks kanep. Öeldes ühiskonnana jah väga liberaalsele kanepipoliitikale, toodame teadlikult invaliide, leiab doktor Lehtmets. Kõigi ainetega, mis ajule mõjuvad, tuleb olla ettevaatlik. Loodus pole meid loonud tarbima alkoholi ja kanepit. Siinkohal tuleb eksperdiga nõustuda. Kõik taju ja tuju muutvad ained on potentsiaalselt ohtlikud. Ainult, et muudes valdkondades, mis samuti on potentsiaalselt ohtlikud, on riik võtnud endale mingisugusegi kohustuse nende ohtude maandamiseks neid valdkondi reguleerida. Erinevalt liiklusest, kehakultuurist ja viinajoomisest otsustasid maailma riigid 1969. aastal, et narkootiliste ainete must turg peab jääma üleni kuritegelike organisatsioonide hallata. Selle äärmiselt ebamõistliku, et mitte öelda hüsteerilise otsuse kibedaid vilju mugime globaalse ühiskonnana siiamaani. Seega on ehk alp heita nõukogudeaegse haridusega vaimutohtrile ette tagurlikkust ja suutmatust mõista, et just uimastiturgude vastutustundlik, pragmaatiline ja range reguleerimine, mis vähendaks sõltuvusainete kättesaadavust riskirühmadele, nagu alaealised või vaimse tervise häiretega isikud, on see, mida üledoosi suremuse poolest Euroopa esirinnast rooniva Eesti narkoprobleemi lahendamine nõuaks. Mõistagi lisaks muudele meetmetele, nagu näiteks tõeliselt toimiva ravi ja sotsiaalteenuste võrgu arendamine. See on aga rängim puudujääk, mida esmaspäeval 14. oktoobril Eesti Päevalehes ilmunud artikkel kaksikdiagnoosiga noormees peab ise hakkama saama, psühhoosi ja kanepisõltuvust Eestis koos ei ravita ning juhtkiri sõltuvus ja psüühikahäired vajavad koos ravimist esile tõstavad.
Artikli osutusel on olukord niinimetatud kaksik- või mitmikdiagnoosiga inimeste, kes lisaks psüühikahäirele kannatavad uimastisõltuvushäire all ravis, katastroofiline. Enamikule mitmikdiagnoosiga haigetest on mõlema häire samaaegne ravi Eestis kättesaamatu, ehkki pole mingi saladus, et 75% raske psüühikahäirega isikutest esineb ka sõltuvushäire. Nii artikkel kui ka kolumn mainivad, et Põhja-Eesti regionaalhaiglas tegutses küll kuni koroonapandeemiani kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond, mis jäigi ka hiljem suletuks, kuna osakonda eest vedanud psühhiaater läks tööle teise asutusse. Ausalt öeldes ei ole ma kindel, et selle osakonna avatuna hoidmine oleks palju muutnud. Mitmikdiagnoosiga tuttavad, kes on selle sama psühhiaatri vastuvõtul käinud nii enne kui ka pärast pandeemiat, on kinnitanud, et too arst ei oska uimastitarvitajatega empaatiliselt või mõistvalt suhelda. Mitu sellist lootusrikast inimest, keda tugiisikuna julgesin arsti juurde suunata, tulid sealt tagasi silmad peos ja enesehinnang põrmustatud, kuna arst oli neile öelnud, et sõltuvusest paranemine pole võimalik, et neist ei saa enam kunagi ühiskonnale kasulikke inimesi ja et nad peavad oma elupäevade lõpuni neelama metadooni või viibima võimalikult palju kinnistes osakondades akuutsel ravil. Ilmselgelt on probleem laiem kui üks spetsialist või üks asutus. Tõik, et sellise suhtumisega keegi üldse vaimse tervise vallas abi pakkuma kvalifitseerub, on enam kui muret tekitada. Samasugust empaatiapuuet ilmutas samal päeval oma Facebooki seinal tuntud perearst ja poliitik Karmen Joller, kes selle asemel, et liituda kriitikaga süsteemi aadressil, mis uimastisõltuvushäirega inimesi selgelt diskrimineerib, pidas paslikumaks saata iroonilised südamlikud tervitused kõigile, kes räägivad kanepi ohutusest ja soovivad selle narkootikumi legaliseerimist. Pärast aastakümneid tuurinud avalikku debatti, milles üks leer, mille hulka kuulub palju konservatiivsemaid arste ja poliitikuid, on teist süüdistanud kanepi kui täiesti ohutu uimasti propageerimises ja teine leer, kuhu kuulun ka näiteks mina, samal ajal koostanud ja levitanud materjale, mis näitlikustavad seda, et kanep sarnaselt muude uimastitega tõesti ei ole täiesti ohutu, ja et sellepärast tulekski kontroll selle turu üle võtta ära kurjategijatelt ja anda riigile. On sellist kramplikku väärtõlgendamist ja lauslapsikut jonnimist natuke nukker kohata mujal kui mõnes raevunud äärmuslastest kubisevas suhtlusvõrgus hoopis. Teiselt poolt tuleb nõustuda kodanikuaktivist Jevgeni Kristofovitšiga, kes sealsamas Karmen Jolleri seinal ütleb, see, et meie sotsiaalsüsteem on kohati inimvaenulik, ei tähenda, et ka karistuspraktika peab seda sama olema ja nimetab kujunenud olukorda seadusandja tegemata tööks. Leian, et kui poliitikud ja ametnikud keelduvad meid ära kuulamast ja meie tõenduspõhiseid, ratsionaalseid ja, mis kõige tähtsam, mitmel pool mujal progressiivsemates riikides edukalt rakendatud soovitusi arvesse võtmast, peame ühiskonnana lihtsalt valjemat häält tegema. Karistuspraktika muutmine võiks olla hea koht, millest alustada. Kui soovid Eesti uimastipoliitika muutmisest kaasa rääkida, on sul veel mõned päevad aega anda allkiri rahvaalgatusele, mis taotleb uimastite tarvitamise eest määratavate karistuste karmistamata jätmist. Aitäh!